obstruktsioonil on tegelikult olemas ka eestikeelne sõna, et ma ei tea, kas ma seda raadios võin öelda, et meil produtsent peab hiljem hakkama panema piikse sinna, aga tegelikult selle vastand eesti keeles on obstruktsiooni teema on väga huvitav ja see, mis sa välja tõid, on ka põnev. Mis ma välja tõin? See, et selle kohta olemas ka maakeelne termin, tegelikult oleks tore, kui see, vaata eesti keel on ju eesti, me elame eesti, miks me peame kasutama ladinakeelseid võõrsõnu nagu obstruktsioon? Et oleks tore, kui Aktuaalne Kaamera alustab ja ütleme Astrid Kannel või teine või vend ütleb, et mängimine Riigikogus jätkub. Ja ütleme ka niimoodi, et kõigepealt kogunevad ja opositsioonierakondade esindajad ja siis Jelil Vardl Seedr ütleb, et mehed hakkaks mängima. Et mis te arvate sellega? Ei, me ei lõpeta Ei, ja Mart Helme, ma mängin hea meelega. Ma olengi põhimõtteliselt hea meelega, mulle see sobib. Kriitikud aeg-ajalt ütlevad, et miks koalitsioon ei räägi läbi opositsiooniga, et need lõpetaksid mängimise, aga mis sa nendega räägid, kui nad tahavad mängida, siis nad mängivad. Jah, ja ega seda takistada ei saa. Ma võin isegi tegelikult anda veel palju nõuand, et ma olen jälginud seda obstruktsiooni ja ega siis, üks asi on tõesti see esitada mingeid pabereid, mida keegi viitsi läbi lugeda, aga tegelikult Riigikogus töö võimatuks tegemiseks on veel väga palju võimalus, et näiteks peeretamine, seda ma kohe tooksin välja, et kui ikkagi terve opositsioon peeretab ühiselt ja kui tuleb veel Varroga peer, et siis ikkagi pooleks tunniks tuleb võtta vaheaeg vähemalt. Et see on täiesti selge, et seal ma vaatasin, et EKRE Keskerakond, nad istuvad niimoodi, ümbritsevad Reformierakonda, et kui nad mõlemalt poolt hakkavad tututama. Üks võimalus, Andrus, kui see ei aita sinu pakutud peeretamine, siis on järgmine samm edasi on hakata roojama ja roojaga loopima. Et ütleme, et kui näiteks tuleb valitsuse esindaja pulti ja tahab sisse viia või anda sisse seda abieluvõrdsuse eelnõu, siis ütleme praegu me nägime uudisest, kus Mart Helme ja Moonika Helme ja kõik nende kaasvõitlejad hakkasid vastu lauda taguma, aga siis võiks olla nii, et nad võtavad peoga oma rooja ja loobivad. Panevad käepüksi, võtavad rooja ja viskavad. Või kaka vihku ja viskavad siis sinna nii-öelda puldi poole. Et me näeme, kusjuures Andrus, sa naerad, me näeme seda. Riigikogu, me vaatame Riigikogu kodukorra eeskirju, seal ei ole kirjas, et ei tohi kakajunnidega ei tohi loopida sinna juhatust. Ja peeretamine on ammugi lubatud. See on kontrollimatu, see on kontrollimatu tegevus. See on peristaltika toodab seda. Ja sa ei saa, sa oled lihtsalt söönud mingisuguseid aineid, mingid toiduaineid ja sul lihtsalt tahtmatult tuleb. Üks võimalus on veel muidugi näiteks, me kõik teame, et kui näiteks trammi siseneb kodutu, kes on maganud mitu kuud ja iga öö endale püksi kustnud, et siis see hais on välja kannatatud. Kuna nad istuvadki praegu ööd läbi seal Riigikogu saalis, opositsioon istub seal, sest nad peavad need eelkirju sisse andma. Ja tasub lihtsalt võtta nii, et sa ei käi vetsus, vaid sa lased ennast täis ja see lõhnapukett, mõtle kui ilus on ka näiteks Tanel Kiik, haritud euroopalik poliitik, keda kõik armastavad, tuleb ootamatult Riigikogu, haiseb nagu hunnik sitta. Ja kuidas ta suudab siis kogu selle Riigikogu laiali ajada ja ülbe Kaja Kallase minema peletada. Ka seda me näeme kõike seda, me näeme, kuidas Jüri Ratas mängib, loobib sitta, peeretab, me näeme, kuidas Varro Vooglaid teeb seda eriti härrasmehelikult. Ei no ega siis see ongi ju tegelikult Kalle Grünthal teeb seda ja see on põhiseaduslik vahend. Imeliku soenguga mees teeb seda ja seda teevad ka Isamaa. Kas tal on siuke silt on imeliku soenguga mees? No kõik teavad, et selle nime. Vaata, see on teinekord jah, et hüüdnimi saab nagu olulisemaks kui see enda nimi, kui sa nagu liigalt panustad mingile väljanägemisele. Ei, nii see on jah. See on jah selline huvitav, olukord läheb huvitavaks, ütleme nii. Ta tegelikult ei ole huvitav. Ta tegelikult on niimoodi, et sul on nagu loomad elutoas ja nad ei lähe välja. Ega sellest mitte midagi nagu ei muutu, et see imeliku soenguga mees võibki jääda peeretama, viima arupärimisi ja takistada ka tegelikult üksinda Riigikogu töö. Üksi on keeruline kahekesi, et üks magab, teine selle ajal töötab, siis üks magab ja teine töötab. Ei, see on lootusetu juhtub, jah. Et piisab näiteks isast ja pojast Helmedest ja nad saavad halvata kogu Riigikogu töö. Ja siin ongi nüüd selline mõtlemise koht, kus me peaksime mõtlema, et mida me mõistame nagu sellise demokraatial ja mina ütleme, kui loomad on elutoas või kolibakter on torustikus, siis ei saa ju käia ringi jutuga, et no loomal on ka õigus tuppa teha munnikuid ja kolibakteril on õigus lehvida torustikus, siis tuleb võtta ette ja puhastada. No jah, kas see on nüüd ettepanek panna mõnedel ilmselt käed raudu ja viia? Aga toon näite Eesti Vabariigi algusaegadest, kui Eesti Vabariik oli vabadussõjas, olid keerulised ajad, siis oli Eestis selline
vabadussõja ajal kogunes selline asi nagu ametiühingute kongress, kes hakkas tirima Eesti Vabariiki Venemaa hõlma alla. Need ametiühingute kongressi delegaadid pandi rongi peale, viidi Irboskasse, saadeti üle piiri Nõukogude Venemaal. Osa neist kahjuks selle tegevuse käigus sai õnnetul kombel hukka. Tegelikult see on muidugi huvitav õige paralleel, et Eesti Vabariigi algusaegadel ka kommuniste valiti Riigikokku ja need ka seal torkasid silma sellega, et nad takistasid põhiseadusliku korra tegevust, torpedeerisid, mängisid nagu öeldakse, üldiselt nad võeti kõik vahi alla. Selline obstruktsioon, et see esines ka 91. aasta augustis, kui Eesti tahtsid iseseisvaks kuulutada, siis hakkasid sellised Lebedevid, Peitinevaid ja kõik venelased ka meeletult arupärimise esitama ootamatult Riigikogule, aga siis selle Riigikogu juhatas endine Estoplasti direktor Ülo Nugis, kes oli venelastega harjunud ja ütles, et stopp, siiamaani ja mitte edasi, rohkem ma teile sõna ei anna, lõi haamriga vastu lauda ja venelased olid vait. Nii et ega demokraatia ei ole asi iseenesest, demokraatia tuleb ka ikkagi kaitsta ja edendada ja kui ikkagi tuleb korda hoida. Tuleb korda hoida, kui ikkagi näha on, et korda ei ole ja see, mis toimub, on otseselt ikkagi Eesti riigi lõhkumine, siis tuleb hakata selleks ongi Riigikogu spiikrid, kes siis on haamer käes ja kes saavad katkestada, kui jutt läheb liiga lolliks. Mis sotsiaalmeedias toimub, aga tegelikult Varro Vooglaid on saanud ju tiivad. Ta on päriselt levitatsiooni hakanud viljelema ja tõusnud maakool õhku, sest et tal õnnestus seda SAPTK juhatusse ja samas saada ka ERR-i nõukokku ja ma arvan, et Varro praegu juba kodus koostab saatekava, milline peaks olema Eesti näiteks Raadio 2 või televisiooni saatega, mis saated see võiks olla, kes neid saateid teevad ja kuidas need saated kõnelevad. Veel kord kirikuelu ja veel kord kirikuelu. Ma ei tea, kas on eriline õnn olla SAPTK-i juhatuses ja Eesti Raadio nõukogus. Kui meie Martinuga meil öeldes peab olema SAPTK-i juhatuses ja Eesti ERR-i nõukogus, ma arvan, ma ei tea, kas me sooritaks rituaalse enesetapu? Ei, me ei sooritaks enesetapu. Me loobuks kohe nende sellest taust, aga inimene kibeleb koosolekutele. Terve elu. Varro ei kibele koosolekutele, Varro tahab hakata korda looma, jah.